Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks külaliseks on kauge mees Narvast. Tema nimi on härra Mihhail Stalnuhhin. No tere, Mihhail. Tere. Sa oled väga kaua aega olnud Riigikogus. Kas igatsust ei teki sealt veel noor mees? Äkki lähed veel Riigikogusse? Ma tänan Jumalat, et ma olen praegu sellest kohustusest vaba. Ei tahagi või? Ei. Kujuta ette, mina olen sama meelt. No muidu ma sain nii vähe olla, aga sain olla. Räägitakse palju õpetajate töötasust ja minister räägib ja kõik räägivad, aga kuidas sina ma tutvustan ka siis meie kuulajatele ja YouTube'i vaatajatele, sina oled siis endine Riigikogu liige, õpetaja ja kirjanik. Lähme siis õpetaja teema juurde tagasi, et kuidas õpetajatega tunned sa siis õpetajana, et asi hakkab paremuse poole minema? Ei tunne. Kuule Toomas, hariduse teemal. Tegelikult ma saan aru 2-3 aastat, no vähemalt 2 aastat, et haridus keeratakse praegu lihtsalt ämbrisse ja ma töötan Narva volikogus, eks ju. Jah, aga mul on kolleegidega selline kokkulepe, et ma olen üritanud kogu seda asja päästa nii, mis võimalik, vaadata seda, mis praegu toimub, mul pole mingit jõudu ja ausalt öeldes, tahest tahtmata ma olen kursis sellega, mis toimub ja konkreetselt meil Narvas on praegu puudu mingi 136 õpetajad ja kooli juhtivtöötajad pluss veel mõned logopeedid. Ei kujuta ette, kust nad välja ilmuvad, aga ma ei taha selles suunas töötada kohe üldse. Kuulasin ja kas see arv oli tõesti õige, mis sa ütles, mulle jäi meeldi 136 või? 136. See on haridusministeeriumi kontrolli tulemus, kus selgus, mälu võib natikese petta, aga seal, kus nad kontrollisid, seal on umbes 350 töötajat ja nendest siis kolmandik ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele. Sellepärast tähendab mitte, et puudu on, vaid lihtsalt nad ei ole tänase Eesti Vabariigis sobilikud. Kui nad ei sobi Eesti Vabariigile, siis tulemus on selge, aetakse koolist välja ja ongi kõik. Praegu on tööst ilma jäetud linna parim keemik, linna parem füüsik, linna parem matemaatik. Mis sellest, et aastakümneid on nad andnud inimesi olümpiaadidele ja see ei maksa mitte midagi. Lapsed peavad tundma riigikeelt, mitte füüsikat, keemiat ja matemaatikat. See on ju selge. Jah. No Katrin Raik on siis seal endis... Katri, mitte Katrin. Katrin, vabandust. Nii kaua on mööda mulle meelest läinud. Raik rääkis midagi, et olukord ei ole hea, aga kas Narva tänane volikogu koos siis linnapeaga teeb seda osas ka mingit tööd, et teil oleks seal võimalik olla õpetajatena tööl? Õpetajad on praktiliselt riigiametnikud. Koolid on meil valdavalt riigikoolid. Haridus on peaaegu tervenisti üle võetud haridusministeeriumi poolt. Palun tegelege selle probleemiga. Siis, kui juttu on mingist reformist ja selle läbiviimist, siis keegi nõu ei pea, mitte keegi ei küsi meie arvamust. Nüüd, kui reform on järjekordselt tagumikus, siis hakatakse, et tulgu linn siis appi. Kuidas? Selgitage mulle. Väga õige küsimus. Ja mis kõige olulisem on see, et sügisel tulevad järgmised kohalikud omavalitsuse valimised ja kas see teema, nüüd peaks juba hakkama kõik erakonnad ja valimisliidud arutama, kuidas ikka haridusega edasi minna Narva linnas. Mis mõtet seda teha on? Tähendab, sa võid arutada ja kohalikel valimistel on jutuks, kuidas planeerida oma kulutusi kultuuris, teede remondis ja nii edasi. Neid valdkondi, kus linn peab oma töö ära tegema ja hea oleks kui kvaliteetselt, neid on piisavalt. Aga haridussüsteemis on peamiseks vastutajaks haridusministeerium ehk valitsus. Tehke teie oma töö nüüd korralikult ära. Vaat nii, sõbrad.
kes te kuulate ka kui raadiot ja vaatate YouTube'ist meie saateid, et tehke oma töö korralikult ära, aga ma pean kunagi need asjapulgad ka eetrisse tooma, et rahvad neist näeks ja raadiost kõrv kuuleks. Praegu sa rääkisid seinaga. Praegu ma rääkisin seinaga, jah. Kas ütleme see palga asi ja sellest rääkimine on ka jõudnud teie tasemele? Mõtled seda ministeeriumi ametnike palgatõusu või? Ei, ma mõtlen õpetajate, mida kõik lubavad. Ma kuulan ka, kuigi ma ei ole ise õpetaja. No esialgu on haridusministeerium tõstnud oma ametnikele palka. Minu teada ma vist nägin mingit uudist selle kohta, et õpetajad korraldasid ka mingi piketi kuskil Tallinnas seoses sellega. Rohkem infot nagu ei olegi. No sina oled nii kaua õpetaja olnud. Milline see tavalise õpetaja? No mitte, ma mõtlen, et mingi, kuidas see õpetajal on ka mingi kvalifikat, või tähendab mingi tase või? No direktor ja siis on õpetajad või on niimoodi või? Või ma räägin lolli juttu? Ma ei tea, mis juttu sa räägid, ma ütlen veel üks kord. Esiteks ma töötasin eesti keele valdkonnas Narva keelekeskuses ja ma õpetasin eesti keelt nii, nagu ma teen seda ka praegu. Kooliga mul on pistmist nii palju, kui seda on suvalisel volikogu esimehel, sest tal peab olema selge ettekujutus sellest, millist hoonet on vaja renoveerida, kus on vaja remonti. Ühes koolis on töökoda vaja, teises koolis on spordisaali vaja ja nii edasi. See tähendab, et põhiliselt majanduslikud probleemid. Kõigi nende asjadega, mis sõltuvad hariduse korraldusest, tegelevad konkreetsed ametnikud ja see ei ole ei volikogu esimehe, ei kellegi muu asi, et sinna nina tuppida. Kui sa nüüd nii kaua oled töötanud, kas see õpetajate palk, sa näed ümber endal neid õpetajaid, siis arutame, kuigi me ei saa seda mõjutada sinuga, aga vähemalt me saame rääkida, kas see õpetaja palk on ajale jalgu jäänud? Ei tea, hiljuti vaatasin esimese kvartali statistikat, siis seal on jälle rõõmsad uudised, et võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga on 6 korda see Eesti keskmine tõusnud ja mulle tundub, et koolis see praegu ongi kuskil seal umbes keskmise tasemel. Tunduvalt suurem kui mediaanpalk. Nii et ei oska midagi öelda, siin on töötuid ümberringi tuhandeid. Varsti algab see periood, kus inimene on tänulik, kui ta isegi miinimumpalga saab, sest üleüldiselt on sedasama töökohta saada väga raske. Oota, palju Narvas elanik oli? 63 000 või? 50. 50. Kunagi ma lugesin, osa on ära läinud. Kunagi oli üle 80. Ja nüüd on 50 järgi jäänud. Jah, 89. aastal oli Narvas 85 000 elanikku. Nendest 5000 oli Narva-Jõesus, see tähendab, et puhtalt Narvas, nendes piirides, kus on praegune Narva, elas siis 80 000 inimest. Praegu on 50 000. Otseselt, kas olet volikogu esimees või? Ei ole. Olid ju? No kunagi olin jah, aastatel 2002-2011. No näed, nii pikalt. Nii et sul on professionaalne kogemus. Kas tänane volikogu on Narva probleemide ja huvide eest kaitsja või ainult eksisteerib? Kuidas öelda, sul on endal Riigikogu kogemus olemas, eks ju, Toomas, ja sa tead suurepäraselt, et Riigikogus neile, kes seal koha peal on selgelt näha, need on need 30%, kes töötavad ja süvenevad ja tegelevad oma asjaga ja need on need 70%, kes tegelevad oma isikliku PR-iga, ei süvene üldse probleemidesse. Mul oli ükskord selline vestlus oma 9. Riigikogus kalli kolleeg Olev Rajuga. Ta oli kogenud mees ja ma läksin tema juurde siis küsima, et milleks meil sellist Riigikogu, kus 101 inimest on, milleks seda vaja on. Me ju kõik selgelt näeme, et on olemas mingi 30-40 inimest, kes tõesti rügavad tööd ja ülejäänud ainult käivad nupukest vajutamas. Kas poleks odavam vähendada Riigikogu liikmete arvu, viia see 30-ga, sest me olime ühisel arvamusel tollal, see oli 99. aasta kuskil talvel. Ma juba uue Riigikogu liikmena siiski nägin, et
tegelikult nii need lood on. Et need 30 inimest saavad ju oma tööga hakkama, milleks neid ülejäänud on. Ja Olev siis rääkis mulle seda juttu, et sa ei saa neid töökaid ja vastutustundelisi inimesi 30 inimest kokku, sest valib rahvas ja kelle rahvas valib, ta ju ei kontrolli mingit hariduse või töökogemuse vastavust sellele tööle, kuhu ta inimese saadab. Valib selle, kes räägib talle seda, mida inimene tahab kuulda valija. Nii et kui sa vähendad Riigikogu liikmete arvu 100-30, siis see protsent töökaid inimesi jääb samaks. Ja nendest siis umbes 10 inimest. See on meie elu, see on niiviisi korraldatud ja täpselt nii nagu Riigikogus, täpselt nii toimub see ka kohalikes omavalitsustes ja on neid, kes saavad probleemidest aru ja nendega tegelevad ja teevad tööd ja nagu alati igas töökollektiivis on neid, kes heal juhul kas või ilmuvad tööle, et ei tekiks selliseid väliseid pretensioone kas või puudumiste osas, aga tegelikult mitte millegiga ei esine ja selles volikogus on oma 10 inimest, kes pole, ma olen peaaegu 100% olnud volikogu istungitel, kes pole selle ajaga praktiliselt juba 3,5 aastat pole kordagi sõna võtnud üheski küsimuses. Kõik nagu alati, pole siin midagi parata. Valija teeb oma valiku ja igasse valitud organisse satuvad inimesed, kes meeldivad valijale. See ei tähenda, et nad oma asja tunnevad ja tahavad tõesti töötada. Vaata, valimised on muutunud kuidagi kommertslikuks, igasugused plakatid näost, koos grupiga ja nii edasi, iga tänavanurgal. Ja inimene vaatab, kes tema arvates kõbedam välja näeb, keegi kuula, mis nad räägivad. Ja ka siis, kui on Riigikogu infotunnid, nad ise riigikogulased ei tule kohale ja need valijad ei tule ka kuulama, üksikud vändid, nagu sa ütled, need käivad ja vaatavad, mis nad seal räägivad ja ei vaata seda, vaid ütlevad, näed, kus see sellele põrutas, et juba kogu see valijaskond, kes valib Riigikogu ja kohalikku omavalitsust, on arvasti informeeritud nende tegevuse toimetamistest, et kuidas seda parandada ja kas üldse on võimalik, ka praegust on klaunaad. No kuule, see on demokraatia üks suurimaid vigasid, aga sellega pole mitte midagi teha, absoluutselt. Tähendab, praegu sa sõitsid sisse valijale, esitasid talle pretensiooni selle pärast, et ta valib valed inimesed kuskile. Aga nii teha ei saa, ta mängib vastavalt reeglitele. Vaata, Prantsusmaal oli kord üks selline lugu sündinud, et Pariisi ühel tänaval valiti Prantsusmaa parlamenti ja Pariisi ühel tänaval ilmus plakat, neid oli mitu tükki ühest kandidaadist, kes kirjutas enda kohta, et ma olen parim kandidaat selles linnas. Siis tuli teise erakonna kandidaadi plakat, millel oli kirjutatud, ma olen selle provintsi parim kandidaat. Siis ilmus kolmas, kes kirjutas oma plakatile, ma olen Prantsusmaa parim kandidaat. Mis sa arvad, mis oli 4. kandidaadi plakatil kirjutatud? Ma olen õige mees, ma ei tea. Seal oli kirjutatud, et ma olen parim kandidaat sellel tänaval. Kui ei ole mingeid piiranguid, kui näiteks mitte keegi ei nõua, et kandidaat, kes hakkab seadusloome tööga tegelema, et tal oleks mingi juriidiline haridus või majanduslik haridus, et tal oleks mingi juhtimiskogemus ja nii edasi. Sul vabalt, ja ma mäletan seda, sul istub ühes reas medõde, teises reas õpetaja, 3. reas saatejuht, 4. reas töötu ja 5. reas mõtle ise välja, kes me oleme kõike näinud, näiteks sportlane. Ja mida sa tahad? Tulemuseks sa saad selle, et kuule, seoses selle Reinsalu
koalitsioonirünnakuga ma vaatasin mõned seadused üle, näiteks käibemaks. Tekst, mis ma internetist esimesena avasin, see oli 2003. aasta variant, millele olid lisatud siis muudatused. See tähendab iga kord, kui keegi tegi eelnõu käibemaksuseaduse parandamiseks, siis see kajastub seal nendes muudatustes. Mis sa arvad, Toomas, kui palju neid muudatusi 20 aastaga oli tehtud? Püüa mingi arv nimetada, mis sulle tundub mõistlik? No ma ütlen 5. 68. Nii palju, kurat, eksisin. 68 korda, need ei ole muudatused. Need ei ole muudatused 68. Neid muudatusi, mida seal sisse toodud on, neid on sadu ja sadu. Need on 68 korda on erinevad Riigikogu liikmed või erakonnad või fraktsioonid teinud eelnõu. Tähendab 20 aastaga 68 eelnõu, mis nii või teisiti muudavad käibemaksuseadust. Ja mis on selle aluseks, see on see, et sellega tegelevad enamasti diletandid. Ja siis, kui sul on keegi profi, ma ei tahaks kiita koos nimega, aga Reformierakonnas on üks asjatundja, kes on tõesti rahanduses näiteks väga tugev mees. Ma töötasin temaga mitu aastat rahanduskomisjonis Riigikogus ja ma lihtsalt tean, et ta tunneb teemat seda valdkonda. Ja vaata, neid lihtsalt keegi ei kuula, isegi omad. Inimene jättis riigi eelarve vastuvõtmisel hääletamata ja selgitas pärast, et no ei saa tema, inimesena, kes saab rahandusest aru, ei saa seda asja toetada ja siiski see paber võeti vastu. Nii et me praegu oleme liikunud kuidagi veidi eemale sellest sinu algsest küsimusest. Ma panen siis sellel teemal sinu loal punkti, et Narva volikogus on neid, kes tööga tegelevad ja kes lihtsalt lolli mängivad. Neid on samas proportsioonis, kui seda on, ma arvan, Tartus, Tallinnas ja Riigikogus. Igal pool on nende inimesed olemas. Ei saa süüdistada valijat, sest valija on püha, aga nad võiks ennast kurssi viia ja tundma õppida inimesi, kes on oma võimetelt seal või otsustumistest ja muudes asjades siiski sõnakalt ja julged. Toomas, sa ise ka usud seda, mida räägid või? Tahaks uskuda, aga... No, mina küll ütlen, et see on täielik utoopia. Ma räägin sulle, ma kogu aeg jagan mingeid kogemusi ja muljeid ja ükskord, see oli umbes jaanuar või veebruar ja see oli valimiste aasta, nii et ma ei saa sulle öelda, kas see oli 3. aasta või 7, tõenäoliselt ikka 3. Ja siis oli mul mingit asja Tallinna Pedagoogikaülikoolis, siis veel oli see nimetus õppeasutusel. Ja ma tulin sinna ja see oli veebruar, ma garderoobis võtsin jope maha, ootasin millal numbri saab ja olin tahes tahtmata kuulajaks, vestlesid koristaja tädi ja see garderoobi tädi. Ja see nende omavaheline vestlus jäi mulle eluks ajaks meelde. Üks küsis, et kuule, Maali, kas sa juba tead, kelle poolt sa hakkad Riigikogu valimistel hääletama? Jutt toimus eesti keeles muidugi. Teine ütles, et jah, kuule ja on sul ikka hea kandidaat. Tädike vastab, et väga hea. Kelle poolt sa siis hääletad? No, koristaja tädi tunneb uhkus, sest keegi tunneb huvi tema arvamuse järgi, eks ju, ja siis ta natikese niiviisi pausiga vastab, et vot see ja see. Ma ei hakka siin rääkima, kellest juttu oli, aga see oli üks tolleaegne mõõdukas minister vist. Ja garderoobi tädi küsib, et kuule, aga miks sa just nimelt tema poolt hääletad? Ja koristaja vastas, et kuule, no nii viisakas proua, alati kui tuleb sisse, naeratab ja ütleb tere ja pühib saapad puhtaks ja nii, et väga hea kandidaat, õige inimene. Vot niiviisi toimub see valik ja tee, mis tahad ja mitte kedagi sa ümber ei kasvata. Niiviisi valitakse ja
te saate tulemuseks tohutu töötuse, mingi rekordilise inflatsiooni, vaatad seda, et homme veel sõda ka, siis jumala pärast, see on meie valik, meie kui valijate terve see suur kogu, see on meie valik. Oktoobris tulevad kohalikud omavalitsuse valimised. Kas on tunda, et Narvas sellest pingilist olukorrast tulenevalt, mis meil maailmas toimub, eriti siin Euroopa tandril, on huvi valimiste vastu või tekib siin veel valimisliite juurde, et milline see seis seal Narvas täna on? No kuule, täitsa tavaline on kõik. 2 probleemi on kõigil, kes valimistega tegelevad. Punkt 1, rahapuudus. Tähendab, majanduslik olukord on nii kehva, et isegi seda julgust minna sponsorit otsima ja kelleltki raha küsida, seda ei ole, sest inimestel, mitte ainult inimestel, aga ettevõtte juhtidel lihtsalt ei ole neid vahendeid, millega aidata. Nii et siin saab valida ainult kas nimekiri kogub ise mingeid summasid selleks, et kas või midagi teha selles juhutustöös ära või siis võtta laenu, aga laenusid, nagu sa tead, tuleb kunagi tagastada, nii et seda teed ka minna on kuidagi, seda vist ei soovi eriti mitte keegi. See mõjutab valimisi, kohe näha kõik see agitatsioon, mida juba vaikselt tehakse, see on praegu internetis, suuremat võimalust nagu kellelgi ei ole. Teine, mida on selgelt näha sel aastal, on see, et väga raske on leida inimesi nimekirjade jaoks. Ma arvan, et sellel aastal tulevad nimekirjad summaarselt kolmandiku või isegi poole võrra väiksemad, kui seda oli eelmine kord. Paljud inimesed, kes on mitu korda kandideerinud ja moodustasid nagu sellise, selle tagala, selle suurema grupi kandidaatide hulgas, eks ju, neil juba kõik need soovid on kadunud ja väga paljud lihtsalt löövad käega ja ütlevad, et aitab juba tehtud. Uusi leida on ka väga raske. Nii et ma tean, et analoogsed probleemid on praegu kõikidel. Üks nimekiri, mis tahtis nagu Narvas minna valimistele, teatas, et ei, nad seda ei tee. Mul on selline info, et nad lihtsalt ei leidnud inimesi oma nimekiri. Kuidagi imelik on valimistes osaleda, kui volikogus on 31 kohta ja sul on vähem kui 30, aga kui sul on vähem kui 10 kandidaati, siis mille nimel sa üldse siin rabeled, aru saamatu. Nii et tunda seda sama valimiskampaaniat ei ole veel eriti millestki. Elu on täitsa tavaline ja rahulik. Ma arvan, et meil on ka suvi ees, üsna rahulik. Riigikogu partei erakonda, ma ei hakka neid nimeta, need kandideerivad kõik siis? Ei, mis sa nüüd? Meil kandideerivad ainult Reformierakond, ma ei tea, kust nad inimesi endale saavad, aga tõenäoliselt saavad ikka kellegi, kui juba hakkasid selle tööga tegelema, ja Keskerakond. Teisi erakond, see ei ole Riigikogu erakond, eks ju, aga ta on ametlikult täitsa olemas, erakond koos. Nii et 3 erakond, 3 valimisnimekirja. Sots ei olegi? Ei, mis mõttega? Meil on siin Katri Raigi nimekiri. Teil on siis valimisnimekiri on ka veel siis? Liitusid, vabandust. Eelmine kord ta sai 44% häältest kõige rohkem ja 15 mandaati 31. Nii et imelik on seda kogemust omades hakata midagi muutma. Mis töötas üks kord, see ju võib täitsa olla võimeline ka seekord. Nii et mida siin sotsidel teha? Valimisliit, sina oled ka valimisliit, eks ole? Jah, see on... Palju neid on? Keda? Valimisliite kokku? 3.
3 kandidaati. Esialgu 3, praegu me teame 3. Iga kell võib välja ilmuda veel mingi arv valimisliite, aga keegi ei tea, kui palju. Praegu 3. Selge. No siis ütleme, et väga tõsine ka siis valimisvõitlustel seal ei tule 3 erakonda ja 3 valimisliitu, aga ikkagi. No mis see nüüd? Jummal, kui keegi konkureerib, siis võitlus tuleb nii või teisiti. See ei sõltu ju nimekirjade arvust, olgu neid kas või 2. Võitlus jääb ära siis, kui valimistele läheb üks ainus nimekirja, on ette teada, et nad saavad kõik kohad, ongi kõik. Aga kui on rohkem kui 1, siis ikka midagi juhtub. Aga kui palju see mõjutab, et võeti Riigikogu poolt vastu seadus, et Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa hääletada, et palju selliseid Narvas on? No eelmine kord meil oli valijate nimekirjas 44 500 millegagi valijad. Seekord on 28 000, jah. 28 ja veel, mitte ümmargune arv, seal on üle selle veel. Nii et kolmandik nendest, kes käis valimas 4 aastat tagasi, nendelt võeti see õigus ära. No ütleme, et 10 000 inimest või enam. 15, Toomas. 15, jah. Aha. 15 000 inimest linnas, kus elab 50 000, jäid ilma valimisõigusest. Kuigi nad selles linnas on sündinud, siin elasid nende isad, emad, vanaemad, vanaisad, nad on eluaeg töötanud, makse maksnud ja nende maksudest eksisteerib seal hulgas ka praegu Narva linn. Nii et jah, me oleme sellest rääkinud, et omal ajal, kui peale seda, kui Narvat hakati taastama ja maju ehitama ja siis teha seal kaevandustes, ei kippunud siit Lõuna-Eestist keegi, läksid küll Tallinnaga, mitte Narva ja kaevandusse tööle ja tulid inimesed kas siis Venemaalt või Valgevenest ja hakkasid seal kaevandustes töötama. Kuule, nad ei tulnud. Neid mobiliseeriti. See oli umbes nagu võetakse kroonu, see tähendab, et toimub mobilisatsioon, nii nüüd sa lähed 2 või 3 aastaks, tegeled seda taastustööga ja nii edasi ja siin ma tunnen paljusid, kes mitte konkreetselt need, kes tulid, aga nad mäletavad, mida jutustasid neile vanemad või vanavanemad, tühi koht, puhtalt ainult varem, et elada on vaja telkides või mingid kiiru peale kokku pandud barakid. Esmajärjekorras on vaja taastada Kreenholm, seda on vaja teine ettevõtte, 3., 4. ja siia toodi mobilisatsiooniga. Selge. No eestlased paljud ei tea. Et paljud eestlast ei tea, ei tunnegi huvi. Mul on selline tunne, et see, mis puudutab Narvat, eestlased üldse ei tea mitte midagi. Välja arvatud ei jama, mida kirjutab Eesti meedia ja jutustab meist. Jah, ja ütleme, et Eesti kaevandustes põlevkivi kaevandamise on vist 40 meetrit see sügavus, kus tuleb töötada või on veel sügavam? Kuule, sa pidevalt küsid mind kaevanduse kohta. Leia endale mõni jutusõber seal Kohtla-Järvel, eks ju. Ma olen oma elus töötanud Kreenholmis manufaktuuris 5 aastat ja ma olen hiljem nii või teisiti olen seotud olnud elektrijaamadega, kui Savisaar oli majandusminister. Sellest ma veel võin sulle midagi rääkida, aga kaevanduseks, keda ma hakkan siin naerutama oma juttudega. Selge, aga me teeme siit väikese muusikeelse pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Narva volikogu liige, endine Riigikogu liige ja kirjanik Mihhail Stalnuhhin. Kaugel, nii kaugel see aeg, koolipeod, elude
algus. Tüdrukud seisavad reas, alati kõigel on algus. Seisavad ise, ei tea, ootus ja lootus see algus. Hingeke väriseb sees, kas tulevad sammude poole. Poisid seal teisel pool saali, 20 sammu vaid kaugel. Saatus siin sammud meil seob, keerutab kokku me rajad. Läheks vaid elus kõik nii, tantseldes kergel kui algus. Midagi on, mis siit jääb, jäägu see teiega kauaks. Koolipeo tuledes saal, miks küll nii pagana palge? Üle saali pikk tee, tuledes äras on minna. Minema aga ma pean, otsima endale õnne. Teisel pool tüdrukud reas, ootavad kellegi samme. Sireli õite seest õnn, pudene kevad saab läbi. Kooli pealt algas see kõik, sina jääd alati alles. Sireli õite seest õnn, pudene kevad saab läbi. Kooli pealt algas see kõik, sina jääd alati alles. Sina jääd alati alles. Nüüd on, kui see 15 000, mina ei ole muidugi huvi tundnud, sest ma elan siin Tartu külje all, mitte metsas, vaid päris lähedal, 5 km eemal, et ma ei ole kursis ja ma palun vabandust. 15 000 on suur jõud, see võtab sult palju hääled ära ju. Miks sa nii arvad? Ei, ma ei arva, ma lihtsalt mõtisklen oma väikse päega. Tähendab, Riigikogu valimistel osalevad ainult Eesti Vabariigi kodanikud. Ja mul oli viimastel valimistel üle 2500 hääle Narvas. See tegelikult ei sõltu, mis kodakondsusega on inimene. Ei, absoluutselt, aga no meil seda tehakse niimoodi, kahjuks. Aga no siis ei ole sul hullu midagi, siis ainult sulle edu soovida. Tähendab, need on mingid 21. või 22. valimised minu elus, eks ju. Siin eduga ei ole mingit pistmist, see on lihtsalt töö, inimeste informeerimine ja energia, mida sa sinna sisse paned sellesse töösse. Ja see, kuidas inimesed sind siis näevad kuidas nad sind ette kujutavad. Ja kui see pilt langeb kokku, 2 pilti, see ettekujutus ja see, mis on reaalsus, eks ju, no siis on ka see tagasiside väga kindel ja arusaadav, et siis võib rääkida heast tulemusest. Ja noh, mul ei ole mingit kahtlust selles, et seesama Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri valimisliit, et me võidame need valimised. Lihtsalt nii see on.
jah, aga ma hindan sind, ma olin sinuga Riigikogus 3 aastat ja ma pean ütlema, sa olid mul selja taga äärmiselt töökas ja alati küsisid ja mis konkreetne mees, et vaat selliseid mehi ongi vaja riiki juhtima, aga noh, sa ise nägid ka ja ma enne mainisid ka. Aitäh. Ja oledki tubli mees, ja oledki. Ei, aga ma ei sobi sinna struktuuri. See põhimõte, kuidas meil kokku pandakse seda riigivõimu, sellel pole minuga mingit pistmist, nii et aitäh. Palun... Kahju, et need asjad ei käi. Ma vaatan need vanemad inimesed, kes Narvas elavad väga pikka aega, on nagu väidetakse, see on minu jutt, on riigitruud ja kuuletuvad Eesti Vabariigi seadustele, aga noored tänapäevased, nooremad inimesed seda mitte enam ei tee. Ma ei tea, sind informeerib keegi teine. Mul sellist pilti, isegi infot selle kohta, et keegi räägiks ja niiviisi hakkaks inimesi jagama, mul seda ei ole. Vanuses siin ei sõltu üldse mitte midagi, lihtsalt kui inimene puutub kokku ühe või teise sigadusega, ta vastavalt sellele ka reageerib. Öelda, et keegi, kes on vanem, see on seadusetru ja kes on noorem, see seda ei ole. No Toomas, nii ei saa rääkida. Ei no selge, ajakirjandus räägib ja mina vahel loen seda. Kuule, ajakirjandus jumbal küll ka mul mingi autoriteet. Ma olen sellist jama lugenud viimastel aastatel. Me siin teeme Viktoriga saateid ja kui varem oli 3-4 nädalas, pärast oli 7 nädalas, siis praegu meil on mingi 10 nädalas, sest lihtsalt neid apse on nii palju, et annab kommenteerida, pool päeva läheb julgelt selle asja peale. Iga nädal. Oled sa ise õige usumees? Olen mitte just nii, et fanaatiline, aga õige usk, see on minu jaoks, see on ajalugu, see on kultuur, need on kombed, tavad, nii et jah, ma olen õige usklik. No kui ma ausalt tunnistan, kui ma olin Riigikogus, siis ma käisin väga tihti siis üle tee õigeusu kirikus ja mulle meeldis see miljöö, mis seal kõik oli, see kogu see ülesehitus. Ja nüüd ma küsin, et kas Läänemets ei ole seal käinud, sotside siis juht, või on ta saanud mingi korralduse, et tal on tekkinud siukene viha? Kuule, mul on täiesti ükstapuha, kus ta käib või kus ta ei käi. Toomas, tõega. Ja ma ei hakka seda arutama igal juhul. Need otsused, mida riigimehed vastu võtavad, ei pea sõltuma sellest, kas ta on kuskil käinud või ei ole. Ta peab tegema seda, mis on kasulik tema riigile. Ja kui ta arvab, et kirikut jälitada on tark tegu, siis see on tema õigus. Ja selleks andsid talle mandaadi mingi 3 või 5 või ma ei tea, kui palju mitu tuhat inimest, kes hääletasid tema poolt. Nii et millest me räägime, käib ta kirikus või ei käi ta kirikus? Jah, aga see on muidugi pikem teema, aga nüüd on teil toodud sinna ka väeosa sisse, kas sa tunned, et sul on hea turvaline olla? Veel ei ole sisse toodud, sellel nädalal me pidime teadma saama, kus kohas konkreetselt see hakkab asuma, mul ei ole mingit tunnet selles. Tähendab, kunagi, kui ma olin Keskerakonnas ja kui erakond oli valitsuses, siis see, et ma nõustuksin sinna sellesse liitu minna, seal olid kohe täpselt sotsid ja veel keegi vist EKRE. Minul tollane erakonna esimees küsis, et kuidas mina näeksin seda asja, siis ma ütlesin, et meil seisab Kreenholmi manufaktuur, praktiliselt varemetes, eks ju, ja vanad võimsad hooned, mis seal veel on, need on tühjad. Et toome üle politseiakadeemia, siis oli küsimus teravalt sellega seotud, et see kompleks, mis on Tallinna lähistel, et see oli amortiseerunud ja riigil oli vaja mõelda, kus see uus välja ehitada ja mida nendega edasi teha. Tollal näiteks ma püüdsin elu sisse tuua sellega, et tuleks mingi riigiasutus Kreenholmi territooriumile ja see oli selge, et peale selle ilmumist
oleks 10-kordistunud see investorite otsimise resultatiivsus. Siis kui riik oleks sinna tulnud sellele territooriumile, siis oleks ka välismaalt investorid julgenud sinna investeerida ja meil ilmuks mitte ainult palju objekte, aga see varemete kogu, mida ennast praegu kujutab Kreenholmu, sinna oleks tulnud tagasi kogu elu. Aga praegu ma lihtsalt ei tea, kuhu see linnak kavatsetakse ehitada ja ausalt öeldes need 200 inimest, kellest on räägitud, neid linnas, ma arvan, pole isegi näha siis, kui nad siia tulevad. Nagu sa väitsid, et hetkel elab Narva linnas 50 000 inimest, see on siis tegelikult on Narva 3. linn Eesti Vabariigis Tallinna ja Tartu järel, aga ometi riigi huvi on see nii väike, millest see tingitud, nagu sa ütlesid, Narva hoonet võimas omal ajal töötas, palju seal töötas, 12 000 inimest? Kreenholmis või? No siis, kui mina seal töötasin, siis oli 13 500. No milline jõud ja nad on veel, ma käisin kunagi vaatamas, need ei ole nii, et kukub kivi pähe. Ta on ikkagi täitsa... Ma rääkisin sulle kunagi, et me oleme kaotanud need ettevõtted suuremad, mida ma sulle nimetasin, 28 000 töökohta on linn kaotanud selle taasiseseisvuse ajal. Sellel foonil näib täitsa loogiline, et elanikkond on ka vähenenud 80 kuni 50 000. Aga ma arvan, et see toimub mitte ainult Narvas, see toimub üle Eesti, nii et mis tahad, aga see on meie elu. See on kahju, et see sellises linnas ja nii hea positsiooniga ei oska linn ja alati, kui Narvas on midagi head, sellest ei räägita, kui midagi seal on sellist paha juhtunud, siis sellest kõik ajakirjandus. Meil ei juhtu midagi paha. Midagi sellist, mida pole juhtunud mõnes teises omavalitsuses. Meil on need inimesed, kes ennast nimetavad ajakirjanikeks, need püüavad siin haipi. Need igati pidi püüavad näidata, tead, üks läheb loomaaeda ja teine läheb džunglitesse, aga see, kes loomaaias on, see tahab ikka lugeja, kui ta loeb tema kirjeldus sellest käigust, kujutaks teda ette nii julge julge jahimehena nagu see, kes seal džunglites jalub. Aga kuidagi on, ütleme, see Narva piir kuidagi õblukusest tehtud, et varsti pääsegi enam sealt läbi, et pole minu arvates ja paljude eestlaste arvates pole seda vaja, aga kuna sealt seal samas käejala ulatuses, et miks seda nii tehakse? Sa küsid minu käest. Sa oled volikogu liige, endil Riigikogu liige. Volikogust see ei sõltu. Kogu see siit, mida on kokku keeratud Narva puhul, sellel on kindel adressaat alati olnud. Ega narvalased ei müünud Kreenholmi ja pannud seda ettevõtet kinni aastate jooksul. Ega narvalased ei keeranud kraani kinni selle sama Narva elektrijaamadega ja kõik see kogemus ja kuldne kaader, kes seal töötasid, kõik on saadetud pikalt, eks. Ega Narva ei olnud see, kes pani kinni piiri. See kõik tuleb ülevalt, Stenbocki majast või Riigikogust. Nii et aitäh muidugi. Juhtisid tähelepanu. Keskerakonna liige ei ole muidugi nii alatul põhjusel, nagu Jüri Ratas seda tegi, kes kandis küll palki oma turjal, ma ei tea, kui raske ta oli, aga juhtida ei osanud ja mille tulemusena kaotati väga häid ja tublisid inimesi erakonnast. Ja mul on ka kahju, kui ma kuulsin, et ka sina oled erakonnast lahkunud. Jüri Ratas oli selle asja juures, aga ärme me siis Toomas unustame, et peale tema seal oli veel 12 inimest, kes olid erakonna juhatuse liikmed. Ja minu väljaheitmise poolt hääletasid mitte ainult Ratas ja Aab ja Toots ja nõnda edasi, aga need olid ka Yana Toom ja Mihhail Kõlvart ja kes seal veel oli? Häbi.
sihukene mees, kes tegi Riigikogus nii palju tööd, ma nägin seda oma silma, kõik küsis alati kohustundlik ja see oli. Ja nagu sa tead, ei ole mina ka enam Keskerakonna liige. Jah, olen kuulnud küll ja tahan siin õnnitleda seoses sellega. Tead, said mingist haigusest lahti. Minu jaoks see näeb jälle niiviisi. Kui ma vaatan seda, kuulen seda, mida nad räägivad ja näen, mida nad teevad, siis mul on ainult kergendustunne sellest, et ma enam selles kambas ei ole. Jah, kus sa olid väga pikalt. Nii, räägime siis natukene sinu kirjamehe tööst ka, lasteraamatuid oled sa väga palju kirjutanud ja mina isegi neid jaganud siin Lõuna-Eestis. Et sa eelmine kord rääkisid, et sa hakkasid tõsist raamatut kirjutama, aga räägi nüüd raadiokuulajatele, kuhu oled sa jõudnud? No see romaan, mis juba paar aastat mul on, leiab vist see protsess loogilise lõpu 1 või 2 kuuga. Ma loodan igastahes, et see ilmub trükist. Sinu kuulajal sellest mingit kasu ei ole, sest see tuleb muidugi vene keeles, nii et mõned loevad. See huvitab pigem Narva, Tallinna, Kohtla-Järve inimesi. See on siis sinu eluloo kirjeldus või mõni sündmus? Ei ole. Jummal küll. Mida seal kirjeldada on? No juba ikkagi eakas mees juba. Ma olen nii palju neid eluloo kirjeldusi lugenud, mis ei kanna endas mingit sisu ega mõtet, et viimane asi, mida ma hakkan kirjutama, see on enda elu ümber jutustamine. Aga lähiajal on siis juba trükis või? Ma loodan, siin on selline lugu, et ma lihtsalt andsin heale inimesele kätte ja ütlesin, kas tuleb midagi välja või ei tule. No kui tuleb, siis tuleb, ei tule. Ja pealkiri on tal? Vene romaan. No nii, nüüd on nii kaugel, et saade hakkab lõppama. Nüüd ma küsin sinu käest, miks Eesti inimesed peaksid, kui nüüd algab suur suvi, loodame, et see tuleb ilus ja soe ja päikseline, tulema Narva 50 000 elaniku linna, 3. linn Eesti Vabariigis, et mis on need kohad, kuhu peaks kindlasti tulema ja tundma ka Narvat, mitte ainult mis meedia seal jahutab? No kõik nagu alati, siin ka mitte midagi ei muutu. Tulge ja vaadake, kuidas linn välja näeb, meil on ilus, õitsev, puhas linn, viisakad inimesed. Mul on muidugi selliseid juhtumeid olemas, kus vastavalt nendele narratiividele, mida meedia eestlastele edukalt sisendab, siis mõni tuleb autoga linna ja kardab autost välja tulla, ümber ringi, kõik soovivad teda röövida, tappa või vägistada, eks ju. Aga nii see ei ole. Ilus, rahulik, vaikne linn, nagu kõik teised Eesti linnad. Tulge ja vaadake. Jah, ma sellepärast räägingi, et kuvand on vanasti, ma olin Narvas tihti, sellepärast, et seal on head sanatooriumid, aga nüüd on pension väike ja enam ei jõua. Kahjuks mina ei saanud Riigikogu pensioni, sest et Parts 2003. aastal võttis selle võimaluse ära, aga tühja temast. Aga mis sa lõpetuseks tahad siis öelda? Head ilma kõigile, aga põhiline on see, millest mõtlevad praegu vist üle 90% Eesti elanikes, et oleks töö, et oleks palk, et oleksid normaalsed hinnad poodides. Seda, et valida normaalne võim, sellest ma ei räägi, sest see on nagu nii teostamatu. Ma küsin ise lõpetuseks, kas Vene meedias ja Narvas seda sõjahüsteeriat, mida meil siin külvatakse, ka on nähtaval? Ma ei tea, mina küll seda ei märka. Sõda on siis, kui sul muid võimalusi ei ole, siis hea võimalus oma rahakotti täis toppida on ikka see relvatööstus ja kõik, mis sõjaga seotud on. Nii et mina näen seda majanduslikku külge selle taga ja kuna meil siin keegi selle pealt raha ei teeni, siis eriti siin rahvas sellest ei räägi ka. No minu soovitus on tänasele Eesti Vabariigi valitsusel Riigikogule, et Narva on 50 000 elanikuga, pöörake pilk sinnapoole, väga ilus linn ja seal on kohti, mida tuleks renoveerida ja korda teha. Kuule, kui nad natikese vähem
vaataks siia poole, me oleks poole õnnelikumad. Aga see selleks. Hea küll, Toomas, aitäh sulle, et helistasid ja saime rääkida ja kõigile, kes kuulanud on, ilusat päeva.